see lukk on täpselt samasugune nagu siis oli, kui me siin viimati trenni tegime. Siit me kolisime välja siis 92 aprill, jah, siis kui me uue saali avasime enda saali. See võti keerab täpselt samamoodi, see pidi nii loogistama, et keegi ei ole selle ajas midagi vahetama. Aga see on jalgratturite treeningruum, ja oli tollal ka. Kus ma siit tulesin, äkki siit. Oli tollal ka, aga ratturid ka just kolisid sealt vanast baasist siia ja see oli kõik kola täis. Umbes selle koha peale tegin siia umbes mingi 4 ruutmeetrise platsi. Kapid lükkasin laiali, nagu oli. Siis mul oli üks väike kang, mis oli 24 kilone, 24 ja ühed 16 kilosed vantid. Ja siis oli neil see uus inventar, spordikooli jaoks ostati üks selline, ta oli päris horisontaalpink, mingi kerge kaldega, aga ta oli selline ühe nurga all, muuta, nagu seda nurka ei saanud. Ja siis olid vanast spordikoolist olid puust tehtud kangi alused, ma ei tea, kas need on veel siin alles äkki kuskil, vaatan. Ja see oli kogu minu inventar siis, millega ma hakkasin nagu tegema selle eesmärgiga trenni, et musklit kasvatada. Ja see toimus siis siia ruumi, ma tulin 89. aasta 10. septembril tegin esimese treeningu. Et ma käisin iga päev trennis, mäletan 11:30 oli minu trenni algus. Me tegime juba valmis, hetkel neid masinaid siin ei ole, enamus nendest masinatest, mis me ise tegime, on muuseas Janar Rückenbergi juures nüüd seal, kus iganes ta seal metsatoal elab. Need said temale, aga siia me tegime alguses enne, kui ma saali ehitama hakkasin. Ühe seljaploki, kus sai teha ülevalttõmbeid, alttõmbeid, siis puust skotivingi, korralikult ikka käsi piinata. Ilma pehmendusteta? Ei, pehmendused oli ka ikka. Pussidest korralik nurk, soom alla, polster peale, kõik oli tehtav. Ja siis oli kahepoolne plokk, oli ka, mis mina arvasin, et on väga vajalik, siis ma olin näinud juba Pompikaarani filmi, kus Lord seal keest vaatas kliimaharjutust, et see oli väga oluline. Ja tegelikult ka väga hea masin, mida saab väga palju harjutuste jaoks kasutada. Sa tulid ratta pealt, tulid siis nagu juukulturismi või noh, ju see oli? Jalad olid sul loomad juba siis olnud vist? Otsin truudust ratta. Jalad olid jah, esimene võistlus juunioride klassis võistlesin. Oligi nagu, ja ma ütleks, et mul nagu ülakeha paha oli. Tolleks hetkeks, kui ma võistlema läksin, siis ma olin 3 aastat trenni teinud juba. Aga kõik kohtunikud ütlesid, et juunioritel ei ole nemad veel sellised jalgu näinud Eestis. Nad olid nagu nad olid ja oli siis vorm nagu oli üldse kõigele. Aga häbenema ma arvan, et ei pea ka praegu. Mul on üks video isegi on YouTube'is üleval, mis on tehtud 2 nädalat enne seda võistlust, kus ma teen saalis soovi ja siis on vabakavarjut. Sealt on see vorm tegelikult näha ka. Pillis seal videos ma olen 100 kilo ja laval siis olin kuskil 98.
minul ei olnud üldse mingit võtet võistlema minna. Võistluse mõttes üstis mulle pähe Jaanus Mumm. Kui paljud teda mäletavad, tänapäeval nüüd noored enam ei mäletagi, ta on kahekordne Eesti absoluutne meister kulturismis 93. aastal ja 96. aastal. Et tema käis mulle pinda, et Marek, sa pead ikka võistlema tulema. Ta on Kelvo poiss ja siis tänu Tarmole ühe kandi mehed seal elavad teisest Elva otsast, Tarmole ja Priidule, siis sattus tema ka meie juurde trenni tegema, kuigi ta õppis tollel juba Tallinnas, aga tihti nädalavahetused ta oli Elvas ja siis ta käis ka meie juures siin, alguses siin nurgas trenni tegemas. Aga mida sa mäletad esimesest võistlusest? Esimesest võistlusest... Emotsioon enne, lava peal? Lava peal... mida ma mäletan? Konkreetselt ma mäletan seda, kui ma läksin vabakava tegema. Ma mäletan seda pilti, ma arvasin, et mul tekib mingisugune lavahirm, mitte midagi sellist ei olnud, absoluutselt. Ja kui ma nagu kardina tagant sealt esimest korda välja astusin, siis tegelikult nagu publikud, või rahvast nagu näha ka eriti ei olnud, sest valgus on nii kõva ja see rahustas mind nagu täielikult maha. Ma nagu üksinda seal pimeduses olin, enda vabakava tegin. Ja mäletan seda, et ma enda selleks õpitud kavas natukene eksisin, aga seda keegi ei märganud, siis keegi ei tea, mida ma teha tahtsin seal. Aga ma ise mäletan, et kurat raisk läks valesti. Tuli väike tasakaalu vääratus lihtsalt selle sõnu Schwarzi poolse tähiseks. Aga keegi seda ei märganud. Aga mingit hirmu ei olnud ja ega enne ka tegelikult sükast mingit erilist pavinat ei ole. Ei olnud. See inimesi ma pole kunagi kartnud. Ja kuidas sul läks? Esimene võistlus? Esimene võistlus, juuniorid raske kohal. Jaanus Mumm võitis, meil oli laval 20 juuniori. Tegelikult? Raske kaalus. Vene poisid? Oli eestlasi, oli üks eelmise aasta, äkki ta oli karikavõitja. Priit Pihelpuu, praegu üks tuntud kinnisvara ärimees. Kui kuugeldate, siis teate, kellega me rinda pissime seal. Tervitused Priidule ka, kui juhtub nägema, et Priit minusse ei uskunud muidugi. Me saime võistlusel suvel Saaremaa kokku, tuli Saaremaa poiss. Ja ta oli selline natuke väga, või siuke küllalt enesekindel oli selline. Noorena me kõik rohkem vähem sellised. Ta oli head toetajad tol ajal ja ta oli jah, et sina pead ikka väga kõvasti veel ikka mitu aastat trenni tegema. Aga esimene võistlus oli Jaanus võitis, mina olin teine ja Priit ise oli äkki 6. Kuskil sinna kanti maandus. Tollane toitumine, mis aastamees sa ise olid? 83. 83, siis sa väga ei mäleta seda talongi aega, eks? Mäletan ikka enne rohelise talongi. Et poest tegelikult enam mingi hetk nagu süüa praktiliselt üldse ei saada. Saia toodi, ma mäletan, kord nädalas ja saia, sest et mõni mõtleb võib-olla, mis kulturist räägib siin saiast, aga see oli üks peamisem kütuse variant üldse, sest ega poest ei saanud riisi ja üks asja enam üldse mitte midagi poes. Poes oli veel müügil, ütleme, mingil perioodil natuke kalakonserve, mida siin Eesti tootis, aga need said ka otsa, enne kui talongid tulid. Leiba küll oli igapäevaselt, aga need olid ka juba piiratud, et päts päevas said osta või midagi nii. Kartul oli omal olemas. Ja ma mäletan, Elvasse enam mingi hetk kohupiima üldse jõudnud. Tartu piimakombinaat piima tegi. Ja kui tuli mingisugune info, et Tartus müüakse kohupiima, siis oli kohe rongiga Tartu minet ja suure kotiga sai toodud kohupiima Tartust. Too ei olnud talongi peal, või? Too ei olnud talongi peal, jah. Ja ega oligi, see oli kogu söök. Liha? Liha sai turu pealt, see oli ka Tartu turu pealt, et sealt ikka ta liikus, aga ta oli ikkagi, ütleme, tolle hetkel inimese jaoks väga kallis. Mäletan, rattaja lõpus ma müüsin enda Adi sõidukingad maha ja ma sain selle eest 2 kuud järjest liha. Ikkagi suhteliselt praktiliselt igapäevast. Ja selle 2 kuuga toimus tegelikult päris tõsine areng, et valgu kvaliteedil, ütleme,
on vahe. Tänapäeva noore harjutaja ei teagi, ei saagi aru, millest ma räägin kindlasti, ja kui võtta sul lihamenüüst täielikult pooleks aastaks välja, siis ja toidulisandest ärme räägi, neid ei olnud vist. Et selle 2 kuuga toimus oluline areng. Aga ega sa ei pidanud mingi nagu, või pannud kirja, palju sa sööd, mida või ei, alguses mitte, ei. Kõik läks sisse, mis anti kõik, mis süüa sündis, läks sisse. Ja kõik treeniti lihast, eks ju. Aga dieedil? Siis ikkagi dieedil siis oli ikkagi lihtne toit, oli koolpiim, muna, leib, riis ja lisandid loomulikult. Lisandid äkki 92 juba Tallinnas müüdi Kalevi siseujula ees oli mingisugune spordipood seal, kus olid müügil siis Joy Veideri kraam, Megamass ja siis ma käisin Tallinnas, ma vaatasin, oi kurat, seda sööks ja seda prooviks ja aga nende oli nii hullude hindadega, et ma ei tea, mis selleks oleks pidanud maha müüma, et neid ja kes neid üldse tollal osta jõudis, aga ikka ma kuulsin, et mingid vene tegelased, eks too aeg oli siuke kantpead ja kandiliste aeg, et mingi seltskond, sellised mehed jõudsid neid osta, et jutud käisid nii. Aga üldiselt toidulisanditesse, ma olen märganud, et sina ikkagi propageerid nagu päris toitu nagu kogu aeg. Kuna ma ise olen toidu peal ikkagi enda põhilise massi kasvatanud, siis ja loomulikult proovinud ka väga paljusid toidulisandeid, siis ma olen seda meelt, et algaja noor võiks tegelikult enda arengust välja võtta maksimumi, mis ta saab nagu tavatoiduga saavutatud. Seda paremini või seda rohkem saab ta kasu hiljem toidulisanditest päris kindlasti kohe. Aga eelitada kohe alguses ära, et ei olegi inimene nagu trenni teinud ja kohe lisandid peale, siis ma ei pea seda kõige õigemaks. Mitte, et see kuidagi kahjulik oleks või, aga efekt ja lõpptulemus oleks kindlasti parem kui tavatoidus, sest et algaja treeningmahud ei ole ka nii suured, et oleks vaja selliseid kiiresti imenduvaid valke ja toidulisanditega toetada seda treeningut. Et kui treening ise on õigesti üles ehitatud, siis tavatoidust täiesti piisab. Okei, aga kantpeade aeg, kuidas siis, kas siis liikus steroide ka? Ma usun, et ikka liikus, sest et siin-seal oli jurakaid näha küll ju, aga kui kulturisti pilguga vaadata, siis lihtsalt olidki jurakad, sellised ambaalid. Et kes nagu seda teemat valdab, teab, et ega steroid ei tee kedagi kulturistiks, et ikkagi tõsine trenn on seal taga ja loomulikult väga täpne toitumine ka. Need vormid olid ka kuidagi nagu, nad olid suured, aga nad olid pehmed enamasti, kui ma vaatan neid vanemaid pilti nii vähe, kui neid nagu näha on, eks ole. Vormimall jah, nagu üldse, sest isegi kui võtta profikulturiste, siis esimesed teravad vormid hakkasidki sel ajal tulema, kui mina hakkasin trenni tegema tegelikult. Ja Eesti tasemel, nad ei olnud muidugi kehvad vormid, aga sellist triibolist tagumikku näidata ikka ei leidnud. Ja nii väga hea, sellise operatsiooniga jalgu, kuna ma esimesi nägin äkki mõtlen 97. aasta Eesti karikavõistlustel, kui Eesti tasemest rääkida, kui Aleksejev tegi sellise vormi, mis oli tõesti selline, et vaata, et nahk on ainult lihaste peal. Aleksandr Aleksejev siis, temast on jutt. Et aga sellised jah, tase sellises vormi suhtes järjest ühtlemsemaks hakkas minema ehk alles siis, kui klassikaline kulturist oli. Siis nagu toimus märgatav hüpe, just nagu järjest rohkem võistlejaid oli sellises tõesti väga head vormis. Et tolle on ikkagi jah, ma ei taha öelda, et mass maksis, aga kuidas ma võrdlen, et selline enamus teist selle loogilisi on näinud kindlasti ju Schwarzi Pumping Ironit, et selline vorm nagu Arnold tollal 75. aastal Mr. Olympia näitas vorm, ärme räägime massist, vaid vormist, kuivusest, siis see oligi pikka aega ka Eesti taseme puhul tipptase, nagu vorm.
mitte mass, vaid vorm. Aga sealt annab veel kõvasti edasi minna tegelikult. Ma ei saanud Mr. Olümpiaks, minu eesmärk ei olegi olnud kunagi saada ja alustades üldse ei olnud nagu eesmärgiks nagu võistlema hakkamine, vaid võimalikult sarnaseks saada selle mehega, ütleme siis füüsilises plaanis. Noh, ma ei tea, eks vaata ise otsustab, kui kaugele või kui lähedale ma talle siis olen jõudnud nende paremate vormide ajal. Aga minu eeskuju ei hiidu siiamaani. Kulturist number 1 ja maailmas on palju häid kulturiste, aga praegu aga tema oli on hea number 1 mine. See on nüüd see koht jah, kus me Elvas läbi Suure sõja tollal siis keskkooli direktoriga siit keldrist saime ühe nurga kätte, kuhu me ehitasime vaheseina vahele ja kuhu me siis soovisime enda treeningkohta ehitama hakata. Tollane koolidirektor oli seal väga vastu, sest ta oli tõeline nõukamees, Brežnevi välimusega ka, et ei, mis jõusaal ja kangi tõstmine lihaste punnitamine, et see on ikka nii vale asi. Aga kuna see ruuminurk või see pind oli projektis, ei kuulunud ta koolile, ei kuulunud ta spordikoolile, siis kellelgi ei olnudki otseselt midagi öelda. Siin oli enne tehtud maadlusnurk, aga see oli kõik üleujutuste tõttu või ütleme see toruriket üleujutud ja mädanes ja haises kõik, eks. Lopsin kõik see kogu sita sealt välja ja siis läksin ehitama. Aga jah, kuna see kellelgi otseselt ei kuulunud, siis ei saanud nagu keegi meile öelda, et vaata ei tee ja kogu lugu. Aga mis aastal see oli umbes? See oli, kuna me siin seda hakkasime, 91. Okei. Ja me olime noored kanged mehed, et teeme ära kogu lugu, üldse ei huvita, rääkime kui tahate. Ja ei saanud keegi. Vedasime enda tellised kohale, siit samast uksest läks kogu see ehitusmaterjal alla ja sein vahele. Siis edasi läks juba masinate tegemiseks. Ise tegite masinad ka? Ise tegime kõik masinad, jah. Elva pealt korjasime, mis me saime kokku. Mõned hantlid ja siis ühe suure kangi. Täiskangi tollal, jah. Mis ta siis on, see 220 kilo äkki, mis variant see on. Ja ülejäänud masinad kõik said tehtud ise, pingid ka. Need oli kokku vist üle 20 sai. Et kui ma mäletan, septembris 91 ma vedasin siit 2 ämbriga seda krohvisegu alla samast uksest. Aprillis 92 me avasime saali. Ja inimesi, kuna Elvas jõusaal ei olnud, siis inimesi oli järjekorras nii palju, et me võtsime neid vastu, kurat, ma ei tea, 3-4 tundi vist registreerida. Esimesed kuud oli siuke uputus saalis, see oli natuke vähem kui 100 ruutmeetrit saal. Ventilatsiooni me muidugi tegime, algelise, aga rahvast oli nii palju, et aknad jooksid kondentsist, nii et huvi oli rahval suur. Endine Tallinna Tulbi spordiklubi see varustus on sealt. Ta töötab siiamaani väga head masinad. Arkomani masinad on väga head masinad. Mulle väga meeldib. Tõrumispink siin siis see pink, kus ma olen isikliku rekordi surunud rinnalt 230 kilo ja see oli 2010. aasta veebruaris. Spetsiaalselt valmistusin iseenda jaoks, et teha suveks 250, aga hakkasin liialt kiirustama ja järgmine katse uue rekordiga siis 240 sai mulle saatuslikuks, kui ma enda rinnane kõrva tõmbasin. Aga sellest on ka video olemas YouTube'is 230, mäletan, mis ma seal tegin, 210-ga tegin ette 3 korda vist. Midagi sellest.
pärast seda pärast rinnarebestust ma olen veel jõudnud uuesti korra raskuseni 210. Lihtsalt ei ole nagu... Eks see hirm oli nagu väga kaua pärast seda vigastust sees, aga ei ole nagu motivatsiooni ka, et miks ma ennast ikka lõpuks. Elva Paisjärv, siinsamas all otse aastatel 96, 97, 98. 96 aastal tuli minu juurde ikka kõhna poiss, tõeliselt vibalik, veteraan, tubli rammumees hilisem. Et tema tahab minuga koos trenni teha. Tema on tõsine mees ja siis me hakkasime koos tegema trenni. Ja oli küll tõsine, väga pühendunud. Nagu hiljem tema rammumehe tulemused on näidanud kaheks. Ja ka kulturismis. Ta on kuni 90 on tulnud Eesti meistriks. Et hommikul me tegime seal saalis trenni. See oli juba talvine aeg siis. Peale trenni tulime. Minul siis autot ei olnud, Peetri Hortserraga seesamma järve äärde. Kirves oli kaasas, auk sisse, see soojendas uuesti üles meid. Ja käisime siinsamas suplemas. Mitu talve järjest. Kõige külmem ilm oli -24 kraadi on mõneta. Pärast hommikust treeningut. Trennime tulime kell 8, kell 10 me olime järve ääres. Suplesime. Talisuplus. Praegu talisuhtlusega? Ei ole tegelenud enam aastast 2002, kui ma läksin Tartu elama, siis ma esimesed aastad veel, ma elasin ka Anne kanalil kõrval, siis ma käisin seal. Aga ma käisin ka nii, et jää tulekuni ja kevadel kohe kui lahti läks, et ma auku seal tegemas ei käinud. Aga ma arvan, et ei ole mingi probleem minna, kui sinna oleks jää peal. Aga lihtsalt ei ole regulaarsust. Ma käima hakkasin niimoodi, et lihtsalt üks huvi pärast mõtlesin, et kaua ma suudan käia, kui palju ma seda külma kannatan. Ja kui pidevalt käid, siis ei tekinudki niisugust tunnet, et vesi külmaks läheb. Kogu aeg oli soe. Eriti soe oli seal 24-kraadise külmaga. Kui läksid vette, siis tundsid konkreetselt vees on soe. Ta on ikka paar plussi, eks. Ja välja tuled siis aurad kõik. Ei, see on väga kihvt kogemus. Väga kihvt kogemus ja väga selline tervislik ka. Mul oli seljaga siis olid probleemid rammumehel käimisest, olin ta mitu korda ära tõstnud, aga pidevalt nagu külmaga teda nagu turgutades oli selg tunduvalt parem. Lasi kogu aeg nagu hästi teha. Külma mingi teraapiad on ka ju olemas, et väga hästi mõjus. Rääkimata sellest, et nagu kuskil mingit tavalist külmetust nailalt külge ei saanud. Võt. Oti kohta küsides, et kui sa korraga vist rääkisid ka seda, et kui sa käisid vist temal Viljandis külas, et sa nägid nagu enda pilti seina peal. Mis lugu sellega oli? Ma olen käinud Viljandis tema pool külas küll ja vist isegi tema toas, aga ma konkreetselt ise seda ei mäleta. Ma mäletan seda, et Ott ise seda rääkis kuskil, et tal oli olnud. Kalmuse pilt tollasest Eesti ajakirjast Atleet, mis mingid aastad välja ainult. Keskelt oli plakati kalendri pilt. Aga oli sinul mingisugused eeskujud Eestist? Eestis tegelikult eeskujusid. Mulle väga meeldis Indrek Otsuse selline füüsis, kui ma mõnda pilti temast nägin. Ma kuskil kirjutasin ka, et minu jaoks on ta olnud Eesti Schwarzenegger. Natuke meenutab, kehahäilisub teda, natuke. Aga kui ma temaga nagu reaalis tuttavaks sain, siis tema selline rahulikkus, konkreetsus, see on ka, mis mulle väga sümpatiseerinud on alati tema puhul. Tere, härrased, ilusat suve! Jaa, aitäh, tere! Teile Et kui eeskujusid Eestist, siis jah, Indrek ehk. Okei, kui sa alustasid, siis mille järgi sa oma treeningud alguses üles ehitid? Kas ainult Schwarzu piltide järgi või Pump Iron? Treeningmetoodikatest
metoodikaid kui sellised kulturismialased, ega ma kohe nende peale ei sattunudki. Ma lugesin üsna palju venekeelset tõstjate, ütleme sellist nagu tõstjate siis treeningõpetused või metoodikat, midagi sellist. Kulturismi kohta üldse nagu vähe midagi saada. Oli, ma mäletan, niisugune pisikene väljaanne kulturismi ABC äkki oli. Jah, kus olid niisugused algsed õpetused sees. Aga suuresti ikkagi enda läbi niisuguste katsetamist ja kogu need meetodid nagu tulnud. Ja siis pärast hiljem avastades, et näed, see mees kirjutas ka, kes on nagu saavutanud midagi. Et ma ei pandki väga palju mööda. Enda selle otsingute käigus ma jõudsin selleni, mis tegelikult nagu töötab. Muidugi kaotades sellega arengu seisukohalt palju aega, aga ma ei kahetse seda, sest see on mulle, et niimoodi nagu õppides seda asja, ma usun, on andnud mulle selle pagasi, mille pealt ma praegu ka enda igapäevast tööd teen. Ma nagu oskan näha varem progressi käigus hoida ära ületreeningud ja nii edasi. Ei ole nii, et ma teen endale mingisugused faktid selgeks ja siis olengi treener. See ongi see sama asi, et sa oskad nagu ennetada, sa näed ära, sa näed inimese liigutuse järgi, kas ta võibki olla, ütleme, tehniliselt õigesti sooritatud liigutus, aga sa näed, kas ta tõstab seda selle lihasega, kuhu see on suunatud või ei tõsta. Tegelikult isegi seda näeb ära. Kuigi näiliselt on kõik nagu tehnika paigas. Aga need on need pisinüansid, mida tegelikult ainult vaatamise käigus, vaadates treenivat inimest õpid tegelikult. Ja minul hakkas niimoodi, et see sama Selva saalis, kus ma olin 7 päeva nädalas treener tegelikult, kus tihtipeale oli aega lihtsalt nii palju, pidevalt ju kedagi juhendama ei pidanud, ma lihtsalt istusin saalis ja vaatasin inimesi. Ja hakkasin märkama, et millegipärast see noor tegelane arenenud teistest kiiremini ja sealt hakkasid tekkima sellised, panin nagu pildi kokku. Et see õpetas mulle ka väga palju, pluss muidugi enda treeningud samalaegselt. Vaatamisega õpib inimene. See on väga hea mõte, tegelikult see praegu need noored treenerid, et selle asemel need telefonis vahtida, vaadake inimesi. Jaa, ei, tähendab inimesi, jah, hea mõte. Vaadake jah, ütleme, tasemel sportlase treeningut jälgides, minul seda võimalust ei olnud, aga mõttega vaadates õpib kindlasti väga-väga palju. Minu jalgrattatreener, kes oli minu viimastel aastal, kui ma trekki sõitsin, ütles alati niimoodi, et vaadates õpib väga palju. Tollal ma ei saanud sellest mõttest aru. Ma siis kulturismiga ei olnud tegelenud, aga praegu ma olen täielikult seda meelt, et tõesti jah, õpib. Kui sa silmad lahti oskad nagu vaadata, mõttega vaadata, mitte lihtsalt niisama. Võistlustest ütleme, et asub mõni niisugune äge seik, mis sul kohe tuleb meelde, mingisugune täiesti ajovaba või täiesti ajolage seik võistlusest, mida sa nägid või tundsid või? Võib-olla 2 sellist seika. Esimene oli, see ei olnud, ma mõtlen, esimest korda ma käisin Euroopa meistrivõistlustel nii-öelda turistina 95. aastal Türgis, siis kui Inna tuli esimest korda Euroopa meistriks. Aga seal oli ka seda, aga seal ma seda niimoodi otseselt ei tajunud. Aga 98. aastal, kui me Otiga käisime, oli äkki Klaipedas oli Euroopa meistrivõistlused, jah. Ja siis Ott oli küll juunior, mina olin meesteklassis. Seal lava taga ma tundsin ennast, ega ma ju siis ka väike poiss ei olnud. Võistluskaal oli ikkagi kuskil 105-106 kilo juba ja korralikult vormis ka. Aga need pollid, kes seal minu kõrval lava seisid, ma tundsin ennast seal sellise koolipoisi tunned oli. Ausalt selline suured jurrakad mehed on ümberringi. Kunagi siin, ütleme Eestis ja sellist tunnet ei tekkinud, eks. Aga siis ma tajusin küll seda, et oi jumal, kui kaugele on veel minna, eks. Ja võib-olla teine selline huvitav moment oli
2001. aastal Austrias WFF-i MM fitnessis siis, kus oli 300 pluss osavõtjat. Võistlus hakkas hommikul kell 10 ja kui mind autostamisele kutsuti, siis oli kell tiksunud järgmisse õhtusse, hommikusse kell 5, nii et ma ootasin enda autostamist, ma jäin seina äärde magama niimoodi, täiesti lülitus välja. Rahvast oli saalis muidugi nii palju, et ma lava tagant tulles enam publikus istusin samma kõrvale seina äärde maha ja jäin sinna magama. Konkreetselt ma ei mäleta, kes mind üles ajasin, et davai, et riidest lahti ja laval, autostan. Siis jooksu pealt viskasid jumala unina, täielikult hommikul kell 5 aetas sind üles põhimõtteliselt. Autostamine, siis sellest ma mäletan küll, et ma olin nii uimane, sa said enda karika kätte. Mis sa pead enda suurimaks saavutuseks? Üldse elus, spordiga seoses midagi? Suurim saavutus spordiga seoses? Ma ei peakski ühtegi enda tiitlit tegelikult saavutuseks. Ehk nagu see spordist tulenev kasu tervisele, iseenda tervisele ja nüüd edasi, kus ma saan seda nagu teistele nagu jagada ka, kes teavad, et ma neid treeningu toitumiskavasid teen, siis tegelikult on saada ühelt inimeselt, kes on saanud seal 20 või 40 kilo alla, selline tagasisinde kiri, kui hästi ta ennast tunneb, kui palju tema elu kvaliteet on paremaks läinud. See on palju meeldivam tunne, kui sulle antakse laval maailmameistrikarikas. Päris tõsiselt. See annab mulle igal juhul küll palju rohkem, kui sa saad jälle sellise tagasisinde kirja. Et inimesel on noorena see oli teistmoodi ja sul oli ikka ambitsioon oli suurem, sa ikkagi tahtsid lammutada ja võita, eks ole? Sa oled võitja ju? Seoses kulturismiga tegelikult ma ei ole kunagi trenni teinud selle eesmärgiga, et ma nüüd valmistun maailmameistrivõistlusteks. Mitte kunagi. Või mingiks võistluseks. Võib-olla sel ajal mingil määral, kui ma Otiga siin Eesti meistrivõistlustel jagelesime. Võib-olla siis mingil määral. Aga minu jaoks see võit ei ole olnud peamine. Ma olen alati sporti tehes, juba kui ratast sõitsin, nautinud seda protsessi, seda treeningut. Pigem see on olnud minu jaoks nagu see selline feeling. Mitte see, et ma nüüd hambad risti pean saama selle tiitli või need tiitlid on tulnud lihtsalt, mis mul on, boonusena. Nii et sul ei ole ühtegi kõige tähtsamat, et ei ole ühtegi karikat ja sa vaatad ja mõtled, kurat, see oli ikka hea võistlus. Tõsiselt ei ole. Ja mul ei ole kodus ühtegi karikat, ma viisin need karikad kõik Tallinnas, kui avati ACM-i esimene saal Sõle tänaval, enne kõik seal seina peal. Mul ei ole kodus ühtegi medalit ja karikat. Kas kogu see fitnessi elu on kuidagi su elu seganud? Noh, kuidas iganes, et võib-olla suhted läinud mõne tütarlapsega nässu või sõpradega, et sa pead trenni minema või tahad mida iganes. Ei lähe jooma kuttidega? Päris alguses, ütleme, kui ma hakkasin nagu kangiga tõsiselt, reeglipäraselt treenima, siis tollased sõbrad küll vahetusid või muutusid, kadusid ära, ütleme, üsna kiiresti, sest et kui sa tahad nagu tõsiselt trenni teha, siis iga õhtu pidutseda ei ole võimalik. Alguses ma seda muidugi tegin, siit samast mitte kaugel, paar kilomeetrit oli Elvas popkoht, oli tiirupaar, kus me poistega põhimõtteliselt iga õhtu maandusime, aga siis me lihtsalt ei käinud söömas, et tihtipeale oli ikka nii, et õhtul kell 7 oli trenn, tegin paar trenni, siis läksime tiirupaari, loomulikult sõime, võtsime napsu, tihtipeale varaste hommikutundideni, hommiku koju, õhtu uuesti trenni, aga niimoodi ka vastu ei pea. Tundsin selle üsna kiiresti ära ja ma lihtsalt astusin sellest ringist välja. Ja loomulikult need sõbrad, kes jäid seda ringi astuma, need nagu kadusid ära mu elust. Et need siis sellised rohkem napsusõbrad olid tol ajal.
noormehena 20-aastasena. Alkoholiga suhe praegu? Alkoholiga suhe on minimaalne. Ma küll aastaid kogu oma, ütleme, sellise tõsise spordi tegemise aja õlut olen joonud igal õhtul, aga mingil põhjusel siin hiljuti 1,5 aastat nüüd äkki tagasi või. Ma ei tea, sai lihtsalt isu täis, lihtsalt enam ei tahtnud. Muidu ma jõin ikka iga õhtu ühe pudeli õlut söögiga, aga nüüd ei ole juba 1,5 aastat seda ei tunne enam vajadust. Kui see vajadus tekib, ma ei ole mingi põhimõtteline karstlane või midagi. Kui see vajadus tekib, ma joon jälle edasi, aga mingil põhjusel sai mu õlleisu otsa lihtsalt päeva pealt. Ma ei oska seda seletada. Kuidas suhtud sina isiklikult sellesse, et kogu see tänapäevane sotsiaalmeedia teeb inimestest juba kiiresti staarid ja kõik on väga suured sportlased, kellel on hästi kiiresti tulevad igasugused reklaami, ma ei tea, kas lepingud või siis antakse, ma ei tea, juua midagi või pükse tasuta või mida iganes, et kas see on õige, kas see hellitab ära äkki või? See sõltub, ma arvan, inimesest ikkagi iseloomust ja sellest, see on üles ehtud sellele samale, mida ma enne ka mainisin, inimese tähelepanu ja tunnustuse vajaduseks. Kui ma noorele sportlasele midagi annan, siis teha meelega seda jagab reklaamid ja see on nagu selle reklaami tegijale lõppkasulik, eks. Ja äkki sellest meest tulebki kunagi midagi, siis saab neid lepinguid kogu aeg alati sportlase jaoks nagu soodsamalt kirjutada ja nii edasi. Aga ära rikub inimest ei tea. Tõsist spordimeest selline asi ära ei riku. Ja need, kes on nagu üles puhutud sellised nii-öelda staarid, kas noorsportlaste seas, nendest enamasti ei saa ka asja. Nad jäävadki sellele tasemele, et nad saavad enda tähelepanu ja selle vajaduse kätte sellisel kujul ja sinna nad enda arengus nagu jäävadki, kui spordi poolt vaadata seda. Aga kui sinu ajal oleks olnud see, sa ei oleks pidanud nagu niimoodi nagu tööd tegema, et oma nime saada? Tõenäoliselt oleks olnud muidugi lihtsam, kui oleks olnud minu tõsiselt treenimise ajal Facebook näiteks, sest mul ei ole olnud, ma võin öelda, selliseid tõsiseid toetajaid. Väga raske oli neid saada. Ma käisin mingi aeg neid otsimas küll. Aga keegi ei taha ju, keegi ei usu sinusse, kui sa veel ei ole mitte midagi saavutanud. Esimesed sellised tõsised pakkumised tulid siis, kui ma tulin esimest korda maailmameistriks. Siis lihtsalt tuldi saalis ligi, kalmus väga kõva, tule astu mu kontorist läbi, räägime juttu sel teemal. Aga sellised, ma olen väga tänulik nendele 2 sponsorile, kes mul tollal olid, aga need olid sellised, sellest ei ela, eks, sa pidid tööd ikka tegema või vaatama, kus raha saad. Ja ma ei tea, et siia võiks nagu jutu jätkuks siis seda ka võib-olla aega lisada. Ei, jätame see on selge. Kui Kalmus ei oleks sportlane olnud, kes Kalmus oleks olnud? Kas ei saaks sporti teha? Kurat teab, kes ta oleks. Mu isa oli jalgrattur, eluaeg treenerina töötanud. Ma ei kujuta ette, et minust ma oleks võinud nagu spordist nii eemale kasvada, et mitte spordiga seotud olla. Ma ei kujuta seda ette. Mulle on väga meeldinud sport. Ma väga austan kõikide alade sportlasi, ükskõik mis ala nad teevad. Et sport on mulle väga hingelähedane ja arvatavasti jääb ka. Tõesti väga raske öelda, kes või mis oleks must saanud. Hitler. Just nüüd, et näitaja. Kes teab. See tee ei ole lukku sul siiani. Ma loodan. Aga miks sa ei võistle? Sa oled kogu aeg lavavormis, ütleme niimoodi, peaaegu lavavormis oled sa kogu aeg viimasel ajal.
tegelikult see vorm, mida ma siin nagu nüüd Facebooki ajal nagu näitan või ma olen kogu aeg olnud selline. Ma ei ole kunagi ennast nagu väga ülekaalu söönud. Minu jaoks ei ole olnud kunagi selliseid nii-öelda massiperioode. See ajab mind naerma lihtsalt, et inimene sööb ennast 20 kilo raskemaks. Mis massiperiood? See on pekikorjamisperiood. See kulturist ei vaja seda tegelikult. Eriti veel kui nagu naturaalselt treenida. Sa pead hoidma sellist enam-vähem head vormi. Ja siis sa näed, sellest piisab, et kasvada sellest toidu hulgast, mis sind liiga paksuks ei muuda. Ja sellest piisab, see on sinu jaoks nagu progressi suhtes ka nagu parem, et sa näed konkreetselt, mis sinuga toimub. Kui sul on 20 kilo vedelat peal, siis sa ei saagi aru, sa ainult mingisugused jõunäitajad muutuvad ja lõpptulemusena kui hakata seda 20 kilo või ütleme, räägime 15-20 kilost, siis neid massimehi on siin küll sellised, siis sealt hakata nagu vormi välja pigistama, see periood läheb liiga pikaks, et see lihas kõik nagu säiliks. Ja see lõpptulemus ei ole selline, mida tihti oodatakse. Eriti just sellistel suurtel massimeestel nagu. See on naljakas, aga nad ei saa sellest aru. Seda ma õppisin ka tegelikult kohe päris alguses Indrekut, sest Indrek oli ka alati seda meelt, et ei ole vaja ennast seaks süüa. Võib-olla alguses isegi oleks tahtnud ja see isuke oli suurem, aga Indrek suutis selle lühikese ajaga, mil mina temalt neid õpetusi sain, mulle selgeks teha, et jah, seda tõesti ei ole vaja. Ja Kalmus, lavale? Lavaga on nii, et minu jaoks ei ole see enam põnev. Ma tunnen seda viimased äkki, kuna ma siin viimati üritasin, 2010 käisin, jah, kui me seal Nakiga käisime Saksamaal, eks. Ei, 2011 ma käisin veel üksinda ka. Aga siis ma üritasin liiga palju ja ma treenisin natuke üle, see vorm ja tulemus ei olnud selline, nagu ma oleks tahtnud. Kuigi siis oli veel nagu see põnevus olemas, aga seda on olnud, seda võistlemist ja vormi tegemist on olnud piisavalt palju minu jaoks, et minu jaoks ei ole see põnev, see protsess ei ole enam põnev. Minu jaoks on praegu palju põnevam see, et näha näiteks 60-aastaselt välja enam-vähem samas heas vormis nagu praegu. See on minu jaoks põnev ja selles suunas ma nagu liigun. Või tahaks ennast nagu hoida, et näidata ka sellega, et võib väga kaua aega olla väga heas vormis. Loomulikult ei pea inimesed täpselt sama tegema, mida mina, aga kui nad natukenegi rohkem enda liikumisele ja tervisele nagu panustavad, siis see hoiab tervist, see hoiab sind kauem noorena ja kindlasti ka mõttetärksamad, mõttejõulisemana, mitte ainult musklijõud ei ole oluline, vaid... Kas sa kahetsed midagi? Ma kahetsen midagi. Seoses spordiga üldse elus. Räägime täna spordist. Ma usun, et elus midagi kindlasti, millest kahetsed, aga spordiga seoses. Eestimaal on väga ilus elada. Eestimaal on väga ilus loodus. Aga kui spordiga seoses, kui kulturismist rääkida, siis see on paha sõna, kahetsen. Aga ma oleksin võinud sündida näiteks Ameerikasse. Ma arvan, et ma oleksin kulturismis jõudnud, ma olen päris kindel, et ma oleksin jõudnud kulturismis palju kaugemale, sest seal on see suhtumine hoopis teistsugune sellesse alasse kui meil. Aga päris nii ei taha öelda, et jah, ma nagu kahetsen. Ei, ma ei kahetse enda elus tegelikult mitte midagi. Kõike, mis on tehtud kindla mõttega ja selliseid erilisi apsakaid ma ei näe enda elus. Kui ma olen millegagi riskinud, ma olen teadlikult võtnud selle riski, ma olen saanud ka vastu näppe selle eest, aga niimoodi tegelikult ju inimene õpibki, kui ta õpib. Kuidas on muutunud viimase 10 aastaga? Kui sa ei ole enam olnud niivõrd? Sa mõtled ala? Ala, just. Eesti tasemel. Maailmas liigub see asi, kui me maailma sellist trendist räägime, siis
Mulle ei sümpatiseeri enam tänapäeva profikulturism. See oli minu jaoks sümpaatne veel 90-ndatel. Ja siis mingist hetkest on minu arust laval lihtsalt kollid. Väga sümpatiseeris veel, ütleme, see Schwarzi aeg, eks. Frank Sein, Schwarz, sellised, vot see on minu jaoks nagu päris kulturism. Aga see on mingisugune monstrumite paraad, mis praegu toimub. Ma arvan, et see nüüd muutub, seal vist tuleb mingi uus kategooria, see vana teema nagu tõstetakse üles, ma olen midagi kuskilt kuulsin. Aga jah. Ja Eestist, kui rääkida, siis siin on kindel põhjus, miks see nii on. Selliseid mehi on nagu nii maailmas vähe, kes on nõus nagu tõsiselt tööd tegema sellise eesmärgi nimel. Ja IFBB lavast. Ütleme siis nii, et sellepärast ei ole meil ka Oti kõrval talle tõsist konkurenti siiamaani, sest räägimegi siis keemiast otseselt, et ma olen 2 käega selle poolt, et keemiat mitte kasutada. Ja ma olen veendunud täielikult selles, et see tase, mida näitab Ott, on võimalik tõsisel töömehel, nii nagu Ott on kogu aeg olnud, näidata naturaalselt. Meie hulgas on väga palju lohesid ja väga palju selliseid suure jutuga mehi, et miski ei ole võimalik, kõik on keemial ajal üles ehitatud ja nii edasi. Tõsine trennimees teab, et see tase, mida Ott näitab, on võimalik teha, aga keegi ei ole nagu suuteline nii palju selle ala nimel nagu panustama, nagu Ott on seda teinud. Et selle koha peal ma võtan Oti ees siiamaani mütsi maha. Austan teda sportlasena väga. Ja kuna ma ise olen nagu reeglite vastu eksinud, siis paljud arvavad, et mis sa nüüd Kalmus siin räägid ja umbes niimoodi seda juttu kuulates. Aga ma ise tean, et ma võin öelda, et ma olen viimased 27-28 aastat jõusaalis elanud, teinud seda sama tõsist tööd nagu Ott. Et need olid minu hetkelised väiksed nõrkushetked, eksimused, mille eest ma sain karistada, aga põhitöö on tehtud täpselt samamoodi, nagu Ott on seda teinud ja ta teeb seda jätkuvalt ja ma loodan, et tõenäoliselt ka enda karjääri lõpuni, sest ma ei näe mingit mõtet, et ta peaks pürgima profikulturistiks. Suht mõttetu. Sellised mõtted.